Praegu pannakse proovile kahe riigi tahe, Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli oma. Proovitakse mitte ainult sõjalist võimekust, vaid ka midagi sügavamat. Kas nende riikide aluseks olevad väärtused on piisavalt tugevad, et taluda tõelist majanduslikku valu, et seista vastu strateegilisele ohule nii neile endile kui ka kogu maailmale? Sest viimaste tundide jooksul on see proov taas väga reaalseks muutunud. Omaani lahes tulistas USA raketihävitaja Iraani laeva pihta, tegi selle kahjutuks ja saatis siis merejalaväelased kontrolli üle võtma. See ei olnud hoiatus, see oli jõu rakendamine. Samal ajal keeldub Iraan nüüd läbirääkimistest, nimetades USA nõudmisi ebamõistlikeks. Ja kõige selle keskmes on Hormuzi väin, nagu me teame, kus voolab umbes 20% maailma naftast. Enamik inimesi ei jälgi Lähis-Ida üksikasju, kuid nad tunnevad seda. Nad tunnevad seda tanklas. Enne sõda oli bensiin Ameerika Ühendriikides alla $3, nüüd on see üle $4. Ja USA ametnikud ütlevad juba, et see võib kesta kuid. Tead mis? Lõppkokkuvõttes taandub see lihtsale küsimusele. Kas Iisrael ja Lääs on valmis selle hinda maksma? Selle teema lahkamiseks on minuga liitunud mu sõber David Magerman. David töötas üle 2 aastakümne Renaissance Technologiesis, mis on üks ajaloo edukamaid riskifonde. Ta on arvutiteaduste doktor ning tuntud investor ja filantroop. Kuid viimastel aastatel on David liikunud turgudest ja andmepõhisest analüüsist kaugemale, sügavamate teemade juurde, identiteedi ja eesmärgi küsimusteni nii isiklikul kui ka riiklikul tasandil. David, aitäh, et liitusid! Aitäh, et mind kutsusid! Jah, see on tõeline rõõm. Mul on hea meel, et sa oled sel ajal Iisraelis. Mis tunne on siin olla? Hämmastav. Mu 2 viimast reisi tühistati, nii et ma broneerisin aina uusi reise ja lõpuks õnnestus mul riiki pääseda. Kas see pole mitte see koht, kust me peaksime lahkuma? Sest siin käib sõda. Mitte kunagi. See on kodu. See on kodu. Tead, Taavet, midagi, mida sa kirjutasid, jäi mulle nädal tagasi silma ja ma tahan seda asetada toimuva konteksti. Nagu ma praegu mainisin, näeme muidugi ilma suure üllatuseta, et Iraan üritas murda USA blokaadi, mida USA ka jõustas. Ning meil on merejalaväelased, kes läksid laevale ja nagu USA ütles, kütusehinnad tõusevad edasi. Ja ma tean, et me oleme sellest rääkinud nii kaamera ees kui ka natuke kaamera taga, aga sa kirjutasid hiljuti midagi, mis tõesti jäi mulle silma. Ja sa olid tähelepanu pööranud nendele antisemiitlikele meemidele, mis on välja tulnud ja mis väidavad, et juudid on süüdi kütusehindade tõusus. Ja minu esmane reaktsioon oli seda kaitsta. Ja ma nägin Ohios ühes bensiinijaamas, et pumba kõrval oli silt, millel oli kirjas, seda tegid juudid. Ja nii mina kui ka teised oleme öelnud, et ei, see ei ole ainult meie süü, aga sinu artikkel ütles, et jah, meie tegime seda. Räägi meile natuke sellest, mida me tegime. Ma arvan, et meie lääne ühiskonna viga on see, et me arvame, et oleme majanduskeskne ühiskond. No oleme rahakeskne ühiskond. Ja kõik käib raha ümber. Ja kõik käib meie elatise ja meie materiaalse elatise ümber ning rohkem raha teenimist peetakse eduks. Ja tead, Hashem lõi maailma, kus on loomad ja ahela tipus inimesed ning juutidest, kellel on jumalik hing ja suurem vastutus maailma eest hoolitsemisel. Aga me oleme inimeste ühiskond ja me peaksime hoolima üksteisest, mitte oma pangakontodest. Ja see, millega me oleme tegelenud Iraani naftatööstuse ja OPEC-iga ongi see. Meid on hoitud pantvangist tõusvate kütusehindade ähvardusega, mis tõstab kõigi kaupade hindu, tekitab inflatsioonilise keskkonna ja seab ohtu meie lühiajalise toimetuleku. Ja me oleme lasknud kurjusel seda väljapressimist juhtida ning oleme lasknud end edukalt välja pressida. Ja mida me oleme otsustanud teha nii Trumpi administratsiooni kui ka Netanyahu valitsusega, on see, et oleme nõustunud kütusehindade tõusuga. Vähemalt lühiajaliselt. Et saavutada head, luua maailmas hea tulemus, head vastandina kurjale. Ja valmis oleks seda teha on uskumatult julge, aga tegelikult ei peaks see olema julge tegu. Mõte, et me peame olema julged, et kurjust võita, lihtsalt selleks, et mitte kaotada natuke raha, on minu arvates see, mis lääne ühiskonnas on katki. Ja ma arvan, et Iisrael on selle keskmes ja juudid on selle keskmes, et lõpuks seda muuta. Ja see on geniaalne. Tead, enamiku inimeste esimene reaktsioon oli minu arvates sellest eemale hoida. Sina astud sellele lähemale ja räägid ideest, et me peaksime olema valmis seda tegema. Me peaksime olema uhked, et me seda teeme. Me peaksime olema uhked.
Ka Ameerikas, tähendab Iisraelis, peame olema uhked, sest ka meie pihta sajab rakette. Kuidas seletada tavalisele ameeriklasele, et nad peaksid olema uhked selle tegemise üle? meil ei ole vaja seda teha. see, ma arvan, on PR-sõja vale eeldus, et me ei pea inimesi veenma, et me oleme head. me peame lihtsalt olema head. Ja me ei pea inimesi veenma, et me oleme suurepärased. Me peame lihtsalt olema suurepärased. Ja ma arvan, et kui me püüame inimesi selles veenda, siis see tegelikult nõrgendab meie argumenti. Me peame lihtsalt tegema seda, mis on õige. Ja kui me teeme õiget asja, ning Hashem aitab meil edu saavutada ja me hakkame maailmas head tegema, kui me suudame Iraani alistada ja murda Hormuzi väina blokaadi ning nafta pikemas plaanis vabamalt liikuma panna, siis me ei pea inimestele ütlema, et see on hea. Nad kogevad selle headust aja jooksul ise. Ja lõpuks, kui me teeme rohkem selliseid häid ja julgeid tegusid, lõpetavad inimesed meiega võitlemise, sest nad võistavad, et me oleme maailmas hea jõud. Aga kui me püüame neid selles kohe veenda, enne kui oleme selle kasu näinud, siis paistab lihtsalt nagu me vabandaksime end välja. Tead, see on hämmastav. Tundub, et Iraan isegi enne seda viimast konflikti võis näha nüüdseks, tänu Jumalale, surnud ajatollah Khameneid, kes ütles, et Ameerika on alla käinud, tal pole mingit moraalset väärtust, eks. Ta tegi igasuguseid selliseid märkusi ja ma kuulan teda. Mulle kõlab see nii, et ta pidi arvama, et Ameerikal ei jätku selle hinna maksmiseks moraalset kindlameelsust. Ja ma pole kindel, et Ameerikal see olemas oli. Ma arvan, tead, Iisrael meil on enesetaivu, et me vajame Ameerikat ja et liit on tasakaalust väljas. Tegelikult on see vastupidi. Ameerika vajab Iisraeli rohkem, kui Iisrael vajab Ameerikat. Ja Ameerika on end Iisraeliga samale joonele seadnud. Me puhastasime õhuruumi enne kui Ameerika tuli ja pommitas tuumarajatisi. Meie õhurünnakud ja õhuvägi on olnud laitmatud Iraani vastu võideldes. Me oleme, julgeksin öelda, praegu maailma kõige võimsama armee. Ja Ameerika saab kasu sellest, et on meiega liidus. Ja ma ei usu, et see on sellepärast, et nad oleksid moraalsed ja näeksid meie tegude moraalsust. Ma arvan, et nad tahavad liituda võitjaga. Ja Trump ütles seda alles hiljuti. Ta ütles, et Iisrael on tugev ja Iisrael on võitja ning nad on õnnelikud. Ameerika on õnnelik, et saab olla meiega liidus, mitte vastupidi. Nii et ma arvan, et Ameerika võib olla moraalne või mitte moraalne, see ei ole minu jaoks probleem. Minu jaoks on oluline, et Iisrael oleks moraalne riik, et ta teeks seda, mis on Hashemi silmis õige. Me peame järgima seda, mida Hashem meist nõudis, kui ta andis meile Iisraeli. Et me muudaksime maa pühaks ja oleksime püha rahvas. Ja ma arvan, et just sellega me nüüd alustamegi. Tead, David, sind kuulates toob see esile kõigepealt selguse ja arusaadavuse selles, kuidas sa seda näed meie usus ja kuidas sa seda rakendad, eks. Sageli käivad inimesed sünagoogis, nad võivad käia kirikus, nad võivad minna mäele. Ja see on meie tegudest eraldatud. Sina näed seda tervikuna. Ja ma tean seda, sest olen sinuga rääkinud. Sinu taust on tehnoloogias. Sa olid tehnoloogia valdkonnas juba enne, kui inimesed üldse teadsid seda nii nimetada. Räägi mulle veidi sellest, kust sa tuled ja meie publikule ka. Kas oleksid seda öelnud oma teekonna alguses, kui olid 18-aastane või midagi sellist? Tegelikult, kui sa seda mainisid, siis kui ma olin keskkoolis, käisin ma 1985 aastal Alexander Muss High School in Israelis. Olin 10 nädalat Iisraelis ja Jumal rääkis minuga. Ma olin ilmanik juut mitteusklikust konservatiivsest perest. Olin bar mitzval, aga ma teadsin ainult heebrea keele tähti. Ma ei teadnud, mida ükski sõna tähendab. Ja ma tulin Iisraeli. Ja esimest korda, kui ma vaatasin üle Jeruusalemma, rääkis Jumal minuga ja ütles mulle, sa pead järgima toorat, sa pead täitma mitzvasid, sa pead olema hea juut. Ja ma ei teadnud, mida sellega peale hakata. Ja järgmiste kuude jooksul proovisin ma sellest aru saada, aga lõpuks ebaõnnestusin. See kadus ära, läks tagasi varjule ja tuli uuesti esile alles hiljem elus. Aga mind kasvatati akadeemiliste saavutuste usus. Minu isa oli taksojuht. Ma kasvasin üles mitte vaesuses, aga kindlasti alamkeskklassis. Ja ma tahtsin saavutada endale paremat majanduslikku tulemust akadeemiliste saavutuste kaudu, edu poole püüdlemise ja töökuse kaudu. Ja ma saavutasin selle. Ma sain doktorikraadi Stanfordist. Ma ehitasin keelemudeleid juba 90ndate alguses oma doktoritöö jaoks, enne kui inimesed teadsid, mis need on. Ja siis sain aru, et olin oma uurimistöös liiga vara alustanud. Matemaatilised mudelid olid tegelikult juba siis väga sarnased tänastele. Lihtsalt meil polnud andmeid ega arvutusvõimsust. Nii et ma liikusin kvantitatiivse kauplemise juurde lihtsalt sellepärast, et mu sõbrad, kellega ma IBM-is uurimistööd tegin, liitusid Renaissance Technologiesiga.
ja ma veetsin suurema osa oma täiskasvanu elust, umbes 20 aastat, tarkvara kirjutades, tarkvarasüsteeme ehitades ja kauplemisalgoritme optimeerides selles väga edukas riskifondis. Töötasin koos inimestega, kes olid minust palju targemad, aga ma olin neist tõhusam süsteemide ehitamise ja arendamise inseneritöös. Ja ma õppisin raha väärtust ning samuti selle varjukülgi, et suure rikkuse korral kaasneb ka suur vastutus. Ja ma ei tulnud selle osaga hästi toime. Mul polnud maailmavaadetega väärtusi, mis oleksid olnud minu rikkusega kooskõlas. Ja kui ma hakkasin raha ära andma ja mingil määral ka kulutama, siis ma ei teinud seda hästi. Ja ma tundsin, et ma ei andnud oma lastele õiget eeskuju. Mul oli tol ajal 2 väikest last ja ma ei elanud sellist elu, mida ma arvasin, et võiksin neile edasi anda. Ma ütlen, et tundsin, nagu elaksin elu põhimõttel. See, kellel on surves kõige rohkem mänguasju, võidab. Ja olenemata sellest, kas ma seda uskusin või mitte, ei tahtnud ma seda oma lastele edasi anda. Ja nii otsustasin otsida midagi paremat, sügavamat. Ja nii see juhtuski mitte juhuslikult, sest Hashem juhatas mind selles kõiges. Mu nõbu Iisraelis pidas SIP perekondliku simchat. Ja ma tulin Iisraeli ning nägin, milline näeb välja tooraga täidetud elu. Ja kuigi ma ei tundnud, et ma teaksin, mis see on või kuidas sellega ühendust saada, vaatasin ma seda ja teadsin, et armastan seda. Ja mida sa armastasid? Mida sa nägid? Ma armastasin seda armastuse tunnet kogukonna liikmete vahel. Minu nõbu elas selles kogukonnas. Ta oli nagu selle keskmes, nagu oma väikese Štibeli linnapea, tal olid sõbrad ja laiem suguvõsa ning nad lihtsalt armastasid üksteist. Ja nad olid seal, et tähistada tema poja bar mitzvat rõõmu, õnne ja sügava rõõmuga. Ja ma nägin ka, et laua taga olid need lapsed. Me vestlesime ja kõik vestlused keerlesid toora ümber. Ja need 10-aastased teadsid rohkem kui mina. Ja tead, ma polnud harjunud olema ruumis kõige rumalam tüüp. Ja ma tundsin, et mul on sellest puudus, mitte et ma oleksin toorat õppinud nii, et miks ma peaksin enda halvasti tundma, et ma seda ei teadnud. Aga see on minu pärand. Ma olen juut. See on toora. Ja ma tundsin, et ma peaksin selles vestluses osalema. Ja see rahulolematus iseendaga viis mind Ameerikasse naastes ühendust võtma organisatsiooniga nimega Partners in Torah, alustama iga nädalast õppimist suurepärase õppimiskaaslase Daniel Altmaniga, kes on advokaat TNEC-st. Ja 7 aasta jooksul jõudsin ma pelgast proovimisest selleni, et näha, mida tähendab ortodokse judaismiga kokku puutuda. Mingil hetkel nende 7 aasta jooksul sain minust Framid, sain minust Toora. Ma ei saanud veel toorat järgivat juuti, kuid minust sai keegi, kes uskus, et peaks olema toorat järgiv juut. Ja siis veetsin järgmised paar aastat, püüdes välja mõelda, kuidas seda oma pereellu sobitada. Pidin kolima uude linnaossa, sest ma ei olnud Eruvi piires. Ma ei olnud sünagoogist jalutuskäigu kaugusel. Mu naine oli väga rahul sellega, kus me olime. Ja ma pidin veenma kogu oma perekonda senisest elust lahti ütlema, lihtsalt selleks, et kolida 10 miili kaugusele. Aga see oli suur muutus kogukonnas ja tänu Jumalale mu lapsed on kõik erinevad, igaüks omal moel ja kõik olid sellega nõus. Ja ka mu naine on olnud minu muutuse suhtes väga toetav. Aga ma läksin sellest, et olin mees, kes töötas Jom Kippuri ajal, kuid ei söönud, selleni, et pean Jom Kippurit üheks aasta tähtsaimaks ja rõõmsaimaks päevaks. Ja see oli minu jaoks tõesti suur muutus. Mida renessansi kutid selle kohta ütlesid? Sa ikkagi läksid hommikul tööle. Kas see mõjutas sinu tööd? Ei, ma mõtlen, see juhtus siis, kui ma olin üleminekuperioodil, ma kolisin. See algas siis, kui ma töötasin New Yorgi kontoris. Lõpuks astusin ma tegelikult 8 aastaks renessansist kõrvale, kolisin Philadelphiasse ja liitusin siis ettevõttega uuesti, töötades kaugelt. Nii, et enamik sellest üleminekust toimus siis, kui ma olin kõigist teistest eemal, nii teiste silmist kui ka vestlustest. Aga kui ma sellega alustasin ja hakkasin toorat õppima, siis mõned renessansi tehnilise meeskonna juudi liikmed, eriti üks neist, ütlesid mulle otse välja. Ta arvas, et see on kõige rumalam asi, mida ma kunagi teinud olen. Ja ta kritiseeris mind väga teravalt, nimetades seda rumaluseks ja teadmatuseks, isegi peaaegu kurjuseks, et ma võtsin omaks toora vaatenurga ja toora elustiili. Ja minu mentor, kes polnud juut, kuid keda ma väga austasin, arvas samuti, et see oli, ma arvan, et ta kasutas sõna idioot. Miks see nii on? Ma mõtlen, kui sa oleksid neile öelnud, et lähed Indiasse mediteerima, siis mida nad oleksid öelnud? Nad arvaksid, et see on väga kiiduväärt, nad kiidaksid seda. Ei, see on sellepärast, et inimestel on vale arusaam, et toora on kuidagi teaduse vastane. Ja et teaduslik meetod
ei sobi kokku usuga vaimsesse maailma, kõrgemasse jõudu, mis on füüsilisest maailmast, füüsikast kõrgemal. Nad ei mõista, et maailma füüsika on toora, et looduse maailm ja kogu selle matemaatika on üks suurimaid imesid, mida Jumal kasutas universumi loomiseks. Ja mida rohkem me teadusest õpime, seda enam see sobitub müstilise arusaamaga. Ma osalesin aastaid tagasi ühel Shabbadi loengul JLI retriidil, kus oli füüsik, kes pöördus usulise elu juurde, uurides kvantfüüsikat ja musti auke ning tumedat energiat ja tumedat ainet. Ja ta ütles, et iidsete müstikute kirjutised pimedatest aegadest ja varasemast ajast kujutasid tegelikult täpselt seda, mida hakati mõistma alles 20. ja 21. sajandil, avastades kvantfüüsikat ja tumedat ainet. Ja selle matemaatika kattus sellega, mida rabid ütlesid 1500 aastat tagasi juudi müstitsismi kohta. Ja nii ma arvan, et me liigume mõttelt, et teadus arendab meie arusaama maailmast, arusaamani, et kui teadus ja toora on vastuolus, siis on see sellepärast, et teadus pole veel piisavalt arenenud ja me peaksime ikkagi teadust järgima. Me peame, Jumal andis meile ajud, et maailma mõista ja me peaksime seda uurima, kuni mõistame seda täielikumalt. Aga me peaksime alati mõistma, et Hashem tunneb maailma paremini kui meie, sest tema lõi selle. Ja toora on Hashem. Nii et toora on definitsiooni järgi täpsem kui teadus. Ja me võime elada, kasutades Newtoni teooriaid, kuni mõistame, et ta eksis ja Einsteinil oli õigus. Ning võib-olla eksis ka Einstein ja Hawkingil oli õigus. Aga me peame järgima toorat vastavalt sellele, mida ütlevad rabid ja mida ütleb suuline traditsioon ning mida Jumal ütleb, kuni need kõik ühtivad. Kas keegi tehnika- või teadusvaldkonnas jagab sinu seisukohta, näeb neid kahte maailma kokku tulemas? Muidugi, ma olen lugenud neid, kes sellest kirjutavad. Tavaliselt on need, keda kõige rohkem avaldatakse kõige vastuolulisemad, sest nad kirjutavad sellest just selleks, et olla vastuolulised. Ja ma arvan, et see kehtib üldiselt kõige kohta. Ma ei tee seda, ära solvu, ma ei kuula podcast'e. Ma ei loe uudiseid. Ma ei jälgi üldse ühtegi peavoolumeediat. Ma ei loe isegi kaasaegseid raamatuid. Samuti vabandan. Sest mulle tundub, et enamasti kõik, kes kulutavad energiat, raha ja aega, et teha podcasti, kirjutada artikleid või isegi raamatuid, teevad seda selleks, et veenda mind milleski, mis tõenäoliselt ei ole tõsi. Ja nad peavad sellest kirjutama, et mind veenda, selle asemel, et ma ise maailma kogeksin ja ise järeldusteni jõuaksin. Ja ma leian, et kuigi ma olen üks kõige vähem informeeritud inimesi, keda ma tean ma maailmast rohkem kui enamik inimesi, sest ma ei lase end eksitada valeinfost. Ja seega uudiseid mitte lugedes tean ma, et mul on rohkem teavet kui neil, kes loevad uudiseid ja saavad peavoolumeediast negatiivset teavet. See on hämmastav. Nii et sa oled nagu erak mäetipul. Ma elan seal oma elu. Näeb tõde. Ma elan oma elu põhimõttel, et tean vaid seda, mida mul on vaja teada. Ja asjad, mida mul on vaja teada, saan ma teada, sest tänu oma jõukusele ja sidemetele saan ma lihtsalt kellegagi rääkida. Ma saan sinuga rääkida ja teada saada, mis toimub. Ma ei pea lugema 14 inimese väljaandeid ja mõistatama, millised neist on tõesed. Ma saan rääkida poliitikutega. Ma saan rääkida sõjaväejuhtidega. Ma mõtlen, et mul on õnn, et mul on selline ligipääs, aga ma leian, et see on palju parem viis teada saada, mida mul on vaja teada. Ja kui ma ei tunne kedagi, kes saaks mulle millestki rääkida, siis ilmselt pole mul seda vaja teada. Ja selle võrra elan ma õnnelikumat elu. Selle põhjal oled sa ka mitmeid kommentaare teinud. Mõnda neist kuulsin ma taskuhäälingus, mille sa tegid Michael Eisenbergiga, mida ma soovitaksin ka kõigil kuulata. Ma arvasin, et see oli geniaalne, kus sa rääkisid tehisintellektist. Ja sa rääkisid tehisintellektist niisuguses võtmes, mis minu arvates läksid täiesti vastuollu sellega, millest kõik teised räägivad, kaasa arvatud minu enda pere. Nimelt, et me kõik muutume üleliigseks. Tehisintellekt vallutab maailma ja homme oleme me juba tehisintellekti universumis. Ja sa kasutasid seda terminit, ma tean, et sa nimetasid seda Ponzi skeemiks või kuidas iganes sa seda ütlesid. Kas sa saad anda meile ülevaate, kuidas sina seda näed? Ja kas sa oleksid seda märganud, kui oleksid kuulanud podcaste, meediat ja kõike muud? Ma mõtlen, et olen tegelenud tehisintellekti uurimisega kogu oma täiskasvanu elu ilmselt 35 aastat. Ja ma olen näinud neid tsükleid. Ja ma õppisin seda valdkonda ka doktorikraadi saamiseks. Nii et ma tunnen tehisintellekti maailma juba ajast enne oma sündi. Tehisintellekti on arendatud 100 aastat.
see ei ole midagi, mis oleks juhtunud viimase 10 aasta jooksul. Ja tehisintellekti arengutsükkel maailmas on olnud selline, et need tehisintellekti algoritmid, mis on välja tulnud, on alati olnud kõige võimsamad esitlus- või demopäeval. Sest kui neid oleks saanud paremaks teha, oleks esitlus- või demopäeva edasi lükatud. Nende toodete taga olevad teadlased tahavad lihtsalt näidata kõige muljet avaldavamat näilist intelligentsust. Aga need algoritmid seni, ma mõtlen, võib-olla leiame tulevikus midagi kvantpõimingu või teiste arenenud arvutustehnikate abil, mis võimaldavad meil millegi uuega välja tulla. Aga see, mis meil täna on lihtsalt intelligentne mustrite sobitamine. Mina näen seda nii, et need suured keelemudelid on ajaloo halvim andmebaasi salvestussüsteem. Nad lihtsalt jätavad oma treeningandmed sadu kordi erinevates mustrites meelde, et korrata seda, mida nad on treeningandmetes näinud. Intelligentsus seisneb selles, et kasutada oma kogemusi millegi uue tõlgendamiseks. Ja nad algoritmid ei tee seda. Nad lihtsalt kordavad enesekindlalt seda, mida nad on oma treeningandmetes palju näinud. Ja kui midagi pole treeningandmetes piisavalt esinenud, annavad nad enesekindlalt juhuslikke vastuseid. Nii et me näeme, et kui sa saad teada, mis on 100 kõige tavalisemat kasutusviisi, milleks inimesed seda kasutavad, ja sa treenid neid algoritme umbes aasta või 1,5 aastat, et nad nendes asjades väga hästi hakkama saaksid, siis tundub, nagu sul oleks AGI, üldine tehisintellekt. Aga kui hakkad neid kasutama mitmekesisemateks asjadeks või kui maailm hakkab vaikselt muutuma ja eemalduma sinu treeningandmetest, siis näed, kuidas nende kvaliteet järjest halveneb. Ja just seda me päris elus näeme. Probleem on selles, et me ühendame need asjad oma pangakontodega. Me anname neile oma paroolid ja ligipääsu andmed. Me ühendame need meie ühiskonna infrastruktuuriga. Me teeme nende põhjal ärilisi otsuseid. Ma saan aru, et Mark Zuckerberg kasutab nüüd enda tehisintellekti versiooni oma ettevõtte juhtimiseks. Ja need on hukatuslikud otsused, sest põhimõtteliselt on ainus intelligentne liik maailmas inimene. Ja ma julgen öelda, et Jumal tegi selle nii. Ja see on Paabeli torni tasemel ülbus arvata, et me suudame teha seda, mida Jumal tegi, sama hästi kui Jumal, kui mitte paremini. Ma arvan, et on lihtsalt ohtlik eeldada, et me seda suudame. Ja ma tõesti arvan, et meid karistatakse selle eest sarnaselt sellele, kuidas Paabeli torni loojad karistati. Nii et see on rohkem tehisintellekti ümber käiv haip kui tehisintellekt ise. Ma mõtlen, et see on see haip, mis selle ümber käib. Jällegi, see, mida sa praegu seletad, on minu jaoks uus, ilmselt ka enamiku meie vaatajate jaoks uus. See mõte, et kogu aktsiaturgu juhib täna tehisintellekt. Jah, inimesed võrdlevad seda .com mulliga, aga siin on suur erinevus. .com mulli ajal kasvasid ettevõtted $0 või $1 miljonist miljardi dollarini. Ja siis kukkusid nad kokku ning tulid tagasi maa peale. Meil on olnud $1 triljoni väärtusega ettevõtted, kellest on saanud $4 triljoni väärtusega ettevõtted. Ja kahju, mida kogu maailma turgudele ja ühiskonnale tehakse, kui $4 triljoni ettevõte muutub taas $1 triljoni ettevõtteks, on palju laastavam kui see, kui mitme miljardi dollari ettevõte kukub peaaegu nulli. Ja see, kuidas ma seda Ponzi-skeemiks nimetasin, mis ilmselt pole päris täpne kirjeldus, on see, et need ettevõtted pole enam isegi pelgalt haibimasinad. See on nüüd isetoimiv eksistentsiaalne oht. Kui mõni neist ettevõtetest tunnistaks, mida nad tegelikult teavad, et see on vale lubadus, et nad paisutavad oma toodete väärtust petturlikul tasemel. Kui esimene neist selle avalikustab, kukutab see kõik teisedki. Seetõttu ei saa ükski neist endale lubada seda teha. Nii nad jätkavad üksteisesse aina rohkem investeerimist, et mängu käimas hoida, kaasates samal ajal ka jaeinvestoreid ja indeksfonde. Ja kõik lähevad lihtsalt kaasa sellega, mis parasjagu populaarne on. Ja nii ei vii seda edasi ainult nemad, vaid see põhineb valel, mida nad võib-olla alguses ei teadnud, aga nüüd teavad. Ja nad jätkavad selle levitamist, sest neil on vaja väljapääsu strateegiat. Nad peavad leidma tee sellest olukorrast välja, nii et maailma majandus ei hävineks. Ja ma annan neile vähemalt au selle eest, et nad selle pärast hoolivad. Aga see kõik põhineb väga ebamoraalsel eelduse, et kui nad said aru, et see ei toimi, jätkasid nad selle mulli ehitamist ja paisutamist aina rohkem ja rohkem. Ja nüüd, kui see kokku kukub, saab see olema tõeliselt suur katastroof. See meenutab mulle filmi Suur panus. Kuidas selle filmi nimi oligi? Jah. Suur panus. Ma mõtlen, see on nagu suur panus steroididel, see, mida sa just kirjeldasid. Aga sa ei saa seda lühikeseks müüa, sest selle taga on $1 triljonit
ja mida rohkem sa lühikeseks müüd, seda rohkem saavad nemad lihtsalt oma pika panuse suurust kasvatada, et sinu lühikesed positsioonid välja suruda ja sind pankrotti ajada. Mina lihtsalt ei investeeriks sellesse. Ma ei võtaks riski seda lühikeseks müüa, sest sa võid küll sisuliselt õigel olla, aga ajastusega eksida. Kui juhtub aasta pärast seda, kui sa oma lühikese positsiooni katad ja pankrotti lähed, siis ei aita sind see, et sul oli õigus. Ja ma arvan ka, et ma ei näe väärtust selles, et teenida raha maailma lõpu pealt. Ma arvan, et me peaksime lihtsalt üritama harida järjest rohkem inimesi selle kohta, miks tehisintellekti ärimudel ei sobi kokku majandusteadusega. Lihtsalt matemaatika ei klapi. Ja kui me suudame inimesi selles veenda, siis ei ole meil vaja selle pealt raha teenida. Me saame lihtsalt koguda sellele üha rohkem toetust ja lõpuks survestada neid ettevõtteid, et nad tunnistaksid kaotust ja leiaksid väljapääsu, et me saaksime oma eludega edasi minna ja oma ettevõtteid juhtida. Seda edasi arendades läksin ma siis Iisraeli. Iisrael on teatud valdkonnas, tehisintellekti valdkonnas, iseenda arvates liider, olgu see siis kübervaldkonnas või kindlasti julgeolekualal. Kui me vaatame praegust sõda, milles me oleme, siis meie sihtmärke valitakse nende sõnul tehisintellekti mudeli järgi. Nii et ma arvan, et see töötab selles valdkonnas, aga see ei ole tehisintellekt. Kas see ongi nii? See on levinud eksiarvamus, mille ma õppisin, kui olin magistriõppes. Professor, kes õpetas mulle suure osa sellest, mida ma tean tehisintellekti kohta, ütles mulle, et seda nimetatakse tehisintellektiks seni, kuni see töötab. Pärast seda on see lihtsalt algoritm. Google umbes aastal 2010 oli üks parimaid kunagi loodud tehisintellekti lahendusi. Lihtsalt inimesed unustasid, et see oli tehisintellekt, sest nad lihtsalt kasutasid seda. See oli lihtsalt nende elu taustal. Sellest sai lihtsalt otsingumootor. Ja, kõnetuvastus on tehisintellekt. See tehisüldintellekt või need suured keelemudelid, mis loovad ladusaid vestlusroboteid, mis näevad ise mõtlevat, see ongi mull. Seda müüaksegi ekslikult kui midagi intelligentset. Inimesed, kui ma kuulan palju idufirmade esitlusi, see ongi mu töö. Ja iga kord, kui asutaja ütleb mulle, et nende toode mõistab midagi või õpib või areneb, peatan ta ja küsin, mida sa mõtled õppimise all? Sestrenist arvutis arvutatakse matemaatilisi algoritme, numbreid korrutatakse ja liidetakse ning saadakse mingi väljund. Ja seal ei toimu mingit õppimist. Mitte miski ei mõista seal midagi. Inimesed mõistavad asju. Lapsed õpivad. Täiskasvanud õpivad. Arvutid arvutavad. Nii et ütle mulle, milliseid algoritme käivitatakse, millised sisendid pannakse sisse ja millised väljundid tulevad välja. Aga ära teeskle, et sa mõistad või õpid, sest see on terminoloogia väärkasutamine. Semantika ei vasta sellele, mida see teeb. Ja ma arvan, et me peame tehisintellekti käsitlema. Tehisintellekti sihtimine kasutab lihtsalt minevikust pärit andmeid, teeb mustrite sobitamist ja loob generatiivse mudeli, mis ennustab midagi tuleviku kohta mineviku põhjal. Me oleme seda oma peas teinud nii kaua, kui inimesed on olemas olnud. Sa näed looma ja tahad ennustada, kas peaksid jooksma või temaga võitlema. Sellise algoritmi loomine ongi tehisintellekt. See on arvutite hea kasutusviis. Aga me peame aru saama, mis töötab. Kui sinu andmetes on teavet, mis aitab sul tuleviku suhtes ebakindlust vähendada, siis see on kasulik tehisintellekt. Kui sul on lihtsalt midagi, mis genereerib juhustikku väljundit ja see tegelikult ei anna sulle mingit ennustatavat ega mõõdetavat ebakindluse vähenemist, siis see ei ole kasulik tehisintellekt. Ja ma arvan, et selle tehisintellekti kasutusjuhtudest, mida meile täna müüakse, osutuvad lõpuks väärtuslikuks tõenäoliselt ainult 5%. 95% toodetest, mida täna müüakse, ei eksisteeri tõenäoliselt 3 aasta pärast enam. Ja need, kes neid massiliselt kasutusele võtavad, kannatavad selle tagajärgede all, et nad viivad tootmisse midagi, mis kahjustab nende äri, muudab nende tööjõudu ja töövoogu ning peavad siis maksma selle tagasipööramise eest. Nii et kui rääkida Iisraelist, siis üks kriitika, mida ma olen Iisraelis kuulnud, on see, et Iisrael tunneb, et nad on olnud aeglased tehisintellekti kasutuselevõtul ja nad püüavad kiiresti järele jõuda. Ma arvan, et parim asi nii Iisraeli kui ka iga ettevõtte jaoks on lihtsalt kõrvalt jälgida. Võib-olla natuke katsetada, õppida, kuidas teised seda kasutavad, aga mitte tootmises. Ja kui ma eksin ning see osutub uskumatult väärtuslikuks, siis saab selle kiiresti kasutusele võtta. Kuid üha rohkem tõendeid näitab, et mul on õigus. Ja need vähesed ettevõtted ja riigid, kes seda ei rakenda, tulevad lõpuks võitjatena välja. Wow. Nii et Iisrael, ma mõtlen, vaata Iisraelil on nende mudelite väga praktiline ja konkreetne rakendus. Raketid lendavad sisse, et sind tappa.
meie süsteem kasutab teatud algoritme, mis päästavad sinu elu. Mida Iisrael ei tee? Lubage mul tuua teile 2 näidet. Salesforce võttis agendilise tehisintellekti väga kiiresti kasutusele, et võtta kasutusele suured keelemudelitel põhinevad algoritmid ja hakata neid integreerima Salesforce'i põhifunktsioonidesse, nii et kliendid kogesid agentic AI uskumatut väärtust. ja see oli katastroof. Mõne kuu pärast hakkasid kliendid kurtma, et elementaarsed asjad enam ei tööta. Asjad, mis varem olid lihtsalt kindlad algoritmid ja toimisid deterministlikult, olid nüüd äkitselt juhuslikult katki. ja Mark Benioff tuli umbes 6 kuud pärast agendilise tehisintellekti kasutuselevõttu välja ja ütles, me astume sammukese tagasi. Me võtame selle välja, me läheme tagasi deterministlike RPA-põhiste algoritmide juurde, mida nad varem kasutasid. Ja me hakkame uurima, kuidas tehisintellekti õigesti kasutusele võtta, sest see ei töötanud. Teine näide on Apple. Nii et Markil oli tegelikult ausust seda teha. Tal polnud valikut, aga see on oluline sõnum. Aga parem näide on Apple, sest Salesforce, Apple'i iPhone, need on asjad, mida inimesed kasutavad iga päev, iga sekund. Kui sa loed artiklit ja kasutad tehisintellekti selle kokkuvõtmiseks, siis teed seda paar korda päevas, kui see on tööalane asi, võib-olla paar korda nädalas, kui kasutad seda lihtsalt isiklikuks arenguks. Kui see hästi ei tööta, saad sa taastuda. Aga kui Salesforce lakkas töötamast, oli see katastroof kõigi nende ettevõtete jaoks, kes seda suures mahus kasutasid. Kui Apple üritas tuua generatiivset tehisintellekti telefoni Apple Intelligence'isse, siis inimesed, ma mõtlen, telefone kasutatakse sinu igapäevaelus isegi rohkem kui inimeste südameid nende kehas. Ja kui nad hetkega tõid Apple Intelligence'i Siri kaudu telefonidesse, oli inimeste elu häiritud. Ja kõik süüdistasid Apple'it öeldes, kuidas te saate olla nii ebakompetentsed, kõik teised saavad tehisintellekti õigesti tööle. Te ei saa sellega hakkama. Mis teie teadlastel viga on? See on vale analüüs. Asi on selles, et Apple'i tooted on ühiskonnas nii olulised, et kõik märkasid kohe, kui need ei töötanud. See on tingitud Apple'i edust ja teatud tüüpi tehisintellekti laialdasest läbikukkumisest, mis pani Apple'i halba valgusesse ja pani Apple Intelligence'i mitte toimima. Ma arvan, et see, mida me Iisraelis näeme, on see, et on olemas kasutusjuhud, mis töötavad. Iisrael saab maailmas kasutusele võtta ainult neid asju, mis tõesti töötavad. Sest erinevalt Ameerikast, kus miski tegelikult ei loe, loeb Iisraelis kõik. Meil on ümberringi vaenlased, kes tahavad meid lihtsalt tappa. Ja kui me näitaksime Gaza ümbruse piirialal vähimatki nõrkust, siis meid rünnataks kohe. Ja kui maailm oleks toiminud nii, nagu nemad seda plaanisid, siis meid poleks enam siin. Aga tänu Jumalale, Hezbollah unustas kohale ilmuda. Ja Juudamaal ning Samaarias unustasid palestiinlased kohale ilmuda. Ning Gaza Hamas jäi kogu koormat üksi kandma. Aga Iisraelis peab kõik toimima. Me ei saa lubada endale isegi 1 kuud, kus meie Salesforce'i ekvivalent lakkab agentse tehisintellekti tõttu töötamast. Me lakkaksime eksisteerimast. Seega ei saa Iisrael olla tehisintellekti varajane kasutaja, sest kõik, mida Iisrael teeb ja mis on oluline, on eksistentsiaalse tähtsusega. Ja siin ma arvan, et ärimaailmas, Ameerikas, Läänes ja Euroopas asjad ei ole nii tähtsad. Ja sa võid seda mängu mängida ning teeselda, et need asjad toimivad mingil tasemel, kuid lõpuks tõmbutakse tagasi ja pöördutakse tagasi vana juurde. Iisrael peab selle kasutuselevõtuga olema väga ettevaatlik. Ma tean, et nad kaaluvad praegu tehisintellekti kasutuselevõttu hariduses. me oleme näinud, kui uskumatult oluline on meie noorte haridus. Kui meil ei oleks neid säravaid inimesi, kangelasi Iisraeli kaitseväes, mitte ainult julguse, füüsilise jõu ja võitlusega, vaid kasutades oma taipu, kasutades nutikust ja võideldes targalt. Me võidame vaenlasi, kes näivad meist palju suuremad ja tugevamad tänu sellele, kui nutikad on meie sõdurid. Kui me seame oma haridussüsteemi ohtu, kasutades sobimatult mittetöötavat tehisintellekti, siis me ei taastu sellest. Ja ma arvan, et see on miski, mille suhtes peame olema väga ettevaatlikud, sest Iisraelis on kõik oluline. Teate, meil on siin 8200 fenomen. Muidugi, Iisraelis on meie suurim sõjaväeüksus 8200, mis on luureüksus, loomulikult signaalluure, kus tulevad paljud Iisraeli tippettevõtted, meie 8200 lõpetajad. Kui te oleksite praegu 8200 haridusnõukogus ja me tahame, et need inimesed looksid Iisraelile tugeva majandusliku tuleviku, siis kuhu te nende tähelepanu suunaksite?
ma suunaksin nad keskenduma OpenAI eelsetele masinõppe algoritmidele. enne kui OpenAI käivitas ChatGPT, olime me kindlal teel looma uskumatult võimsaid andmepõhiseid lahendusi masinõppe abil, kasutades transformer-mudeleid, mis on suurte keelemudelite teoreetiline alus. Ja transformer-mudelid aitasid meil mustrite äratundmist teha sellisel tasemel, mis varem meid tagasi hoidis. See oli põlvkonda määrav teaduslik läbimurre, mis oli valmis tehisintellekti ja masinõpet paremaks muutma. Ja siis tulid suured keelemudelid, mis lõid Shakespeare'i stiilis sonette ja jäljendasid Oprah häält ja äkitselt tõmbasid need läikivad asjad meie tähelepanu kõrvale ning me ei suutnud enam selgelt mõelda. Aga ma julgustaksin neid tõesti uurima transformer-mudeleid ja LLM-ide taga olevat teadust. Iga kord, kui ma investeerin ettevõttesse, mille toode sõltub LLM-idest, tahan ma olla kindel, et nende meeskonnas on teadlane, kes suudaks vajadusel ise transformer-mudeli ehitada. Tõenäoliselt nad seda ei tee, sest on olemas piisavalt avatud lähtekoodiga algoritme, mida kasutada. Nad ei pea jalgratast uuesti leiutama. Aga ma tahaksin samamoodi, nagu ma tahan, et laps oskaks liitmist ja korrutamist, enne kui ta kalkulaatorit kasutab. Ja ma tahan, et nad oskaksid kirjutada esseed paberil, enne kui nad kasutavad tehisintellekti algoritmi selle genereerimiseks. Ma tahan, et minu teadlased ja tehnoloogiatöötajad mõistaksid tehisintellekti ja suurte keelemudelite sisemist toimimist enne, kui nad saavad neid kasutusele võtta. Ja kui sa oled neist aru saanud, siis tõenäoliselt mõistad ka nende piiranguid ning kasutad neid olukordades, kus nad tegelikult lisavad väärtust. Ja väldid nende kasutamist olukordades, kus nad võivad näida väärtuslikud, kuid tegelikult seda ei ole. ma loodan, et nad kuulavad, sest tundub, et siin on kaalul väga palju. Kindlasti. Ma tahan, et me läheksime ajas tagasi. Mõtleksime natuke ajalooliselt. Üks projektidest, millega sa seotud oled, on Taaveti linn. See on koht, kus ka mina olen suure osa oma elust veetnud. Ja sa tead, Iisrael, sa mainisid seda ka oma vestluses Michael Eisenbergiga. Ma olen seda ise ka palju kordi maininud. Me oleme idufirmade rahvas ja tundub, et Iisrael panustab täna kõigele, et olla idufirmade rahvas. Tegelikult näib meie heidutus maailmale olevat just see, et me oleme idufirmade rahvas. Aga päeva lõpuks oleme me iidne rahvas. Me oleme põlisrahvas. Ja mulle tundub, et me hakkame seda juttu ise uskuma ja unustame ära, kust see kõik tegelikult alguse sai. Mis on sinu mõtted selle kohta? Ja kuidas on Taaveti linn sinu arusaama Iisraelist mõjutanud? Ning seda, kus me peaksime ajaloos olema, kuidas meie iidne minevik, meie uuenduslik minevik, alates kuningas Taavetist kuni tänapäevani omavahel seotud on. Ma arvan, et väga vähesed inimesed näevad seda seost. Ja ma arvan, et mulle ei meeldi mõelda sellest kui meie iidsest minevikust, sest Toora, Templimägi ja Jeruusalemm ning see ainulaadne paik, mis on universumi kõige püham koht, on täna sama, nagu see oli 3000 aastat tagasi. Akka ja kõik, mis toimub Mikdoši 3. paigas, on ajaliselt tiiratud, kuid Templimäe universaalsus on universaalne ja ajatu. Ja ma arvan, et meie, kui me võitlesime ja kui meid rünnati, 7. oktoobril oli see reaktsioonina, et paroda Hashemit ja küsida Hashemilt päästet, paranemist ja võitu meie vaenlaste üle. Sest meid tabati ootamatult ja me olime raskustes ning võitlesime. Ma arvan, et veel olulisem on see, et kui me oleme saavutanud võidu Jumala abiga ja kõigi ilmsete imedega, siis seda enam peame tunnistama oma jõuallikat, oma eduallikat. Meie edu seisneb selles, et me proovime. Me teeme seda, mida peame tegema oma materiaalse pingutusega ning õpime Toorat ja täidame käske, loeme Tehilimit ja palvetame. Ja kui oleme selle ära teeninud, annab Jumal meile edu. Ja mul on kogu maailmas suurim lugupidamine meie sõdurite vastu. Nad on minu jaoks kangelased. Iga ühele neist ma ostaksin ükskõik millisele sõdurile, kes minu juurde tuleb, lõuna ükskõik millal ta soovib. Teie vaatajaskond võib mu pakkumise vastu võtta. Aga nad peavad aru saama ja ma arvan, et nad saavad aru, et nad kogevad iga päev oma lahingutes ilmselgeid imesid ja see on Hashemi poolt. Ja kui me ei tunnista Templimäe tähtsust ja Jeruusalemma tähtsust ning meie igatsuse pühadust 3. templi ja Mashiachi järele, siis me ei taba asja iva. Hashem teeb seda meie jaoks mitte sellepärast, et talle meeldivad meie idufirmad, mitte sellepärast, et talle meeldivad meie Nobeli preemiad. Need kõik on meie edu materiaalne pool. Ja see on osa sellest, mõtlen, Jumal annab meile jõudu teha nii head kui kurja. Tead, meie jumalik hing annab meile jõudu. Tead, meie klipa annab jõudu sellele halvale, mida me teeme.
ja see on ülim, see on ülivõime. Aga me peame püüdlema hea poole, sest me oleme jumalikud. Ja me peame Jumalale näitama, et me mõistame seda, et see tuleb temalt. Ja sa isegi tagasi minnes, kuigi ma olen suur pooldaja tööle, mida tehakse Taaveti linnas, taastades palverännaku tee hiilgust Shiloahi tiigist Templimäele, et taas luua seda, mida meie rahvas tegi sajandeid, kui templid seal olid. Aga isegi tagasi minnes meie lepingu tõelise allika juurde ja see on Hebronis ja Makpela koopas, siis me väärime Jumala imesid osaliselt sellepärast, et me teeme häid tegusid, et me järgime Toorat, et me tunnistame Hashemit. Aga lõpuks on kõik, mis meil on, sellepärast, et Jumal tegi lepingu ja Jumal on auväärne. Jumal andis tõotuse Avram Avenule ja Votnimausele, et ta teeb kõik need asjad, mida ta meie heaks teeb. Ja ta ei valeta. Ta ei murra lepingut, ta maksab oma võlad. Ja meil on see, mis meil on, tänu Avos Nimohoose teenetele. Ja me peame näitama mitte ainult seda, et hoolime Templimäest ja Beis Hamikdashi kodust ning oma vaimsuse kodust, vaid peame ka seda tunnistama. Kõik see tuleneb lepingust Avrahamiga ning Avos Nimohoose matmispaiga austamisest, Hevroni austamisest ja Juudamaa riigi südamaa austamisest. Ja tagada, et me näitame sama palju hoolt tõelise iduriigi vastu, milleks on Avrahami kodu. Ja sama palju või isegi rohkem, kui me hoolime iduriigist Tel Avivis, Herzalias ja Iisraeli läänerannikul. Abrahami kokkulepet, kui sa räägid, kujutan me ette esindajad, kes läheb Abrahami kokkulepet arutelule koos meie teiste abrahamlike sugulastega ja peab arutelu, millel pole sinu öelduga mingit pistmist. Ja mulle tundub, et see on täielik kaotus. See tähendab, et ta ütleb, et meil on suurepärane kaitsetehnoloogia, mida oleme valmis jagama, et meil on luureandmeid kogu Lähis-Idas, aga mida sa tegelikult ütled, on see, et meie oleme need, kes peaksid tooma selle jumaliku missiooni idee oma igapäevastesse tegevustesse. Ja see on meie esindaja. See on meie esindatus Abrahami kokkulepetes. Ja ei. Kui ükski Süüria, Hamasi, Iraani või Hezbollah juhtidest oleks veel elus, nad tunnistaksid seda. Mida Araabia maailma juhid, need, kes on elus, tunnistavad, on see, et see, kes meid neab, on ise neetud. See, kes meid õnnistab, on õnnistatud, aga see on muutunud nii, et see, kes meid õnnistab, saab õnnistuseks jõukuse. See, kes meid neab, on surnud. Nii et me võisime ekslikult propageerida Abrahami kokkuleppeid varem tehnoloogia ja materiaalse heaolu põhjal. Aga ma arvan, et Abrahami kokkulepete tulevik sõltub nende riikide juhtide soovist tegelikult ellu jääda ja jätkata nende riikide juhtidena. Ja nad saavad osa jõukusest, sest see, kes meid õnnistab, on ise õnnistatud. Aga ma arvan, et oleme näidanud, et kui sa meile vastu hakkad ja sellest ei vabanda, siis sa ei jää ellu, rääkimata sellest, et saaksid oma riiki kauem juhtida. Ja on kahju, et me seda ei ütle. Me peaksime väärtustama seda, millega Jumal on meid õnnistanud. Aga tundub, et me tunneme, et peame enda pärast vabandama ja oma olemasolu õigustama oma tehnoloogia, idufirmade ja 30 miljardi dollari suuruste väljumistehingutega. Ja need on head asjad, aga need ei ole meie olemuse põhjus. Me ei ole iduriik. Me oleme Eretz Israel. Me oleme Toora maa. Me oleme maa, mille vallutas Jehoshua. Ja me oleme seda taas valutamas. Ja me peaksime selle pärandi ja selle tuleviku omaks võtma. David, ma tunnen, et need sõnad on nii tõepärased. Ma ütlen ausalt avalikult, et ma arvan, et sellest kaugemale minna oleks raiskamine. Ma tahan, et meie publik kuulaks uuesti need viimased 2 minutit sellest, mida sa ütlesid. Ma tunnen, et see on missioonitunne, mida mul pole selles taskuhäälingus varem olnud sellise täieliku selgusega. Ja ma ei tea täpselt, mida Jumal sulle ütles, kui sa seisid Õlimäel, aga ta võttis selle noormehe, keda ei kasvatatud usklikuks ja andis sulle tõetunde. See on lihtsalt, see on tõeliselt valgustav. Ma tunnen, et isegi minul siin istudes on teatav hägu. Isegi mina, kes tihti käin uudistes, kaitsen Iisraeli ja püüan mitte vabandada, tunnen, et puudub see põhiline tõde, millest sa räägid. Ja ma tahan sind tänada, et sa selle Trees taskuhäälingusse tõid. Ma tunnen, et nüüd on see tõeline East.
ja kas ma võin sulle öelda, et nii palju kui Hashemi minuga rääkimine nooruses oli minu jaoks väga oluline. õppimine, mida olen teinud Tanja ja hassiidlike õpetuste uurimise kaudu, mitte kabala kaudu. muide, meie kuulajatele selgituseks, Tanja on Nii et Tanja on Alter Rebbe kirjeldus või esitlus hassiidlikest õpetustest, mis pärinevad iidsetest Zoharist, juudi müstikast, ja ta esitas need massidele hoolimata tollasest avalikust arvamusest. Aga minu jaoks on see metafüüsika, see on vaimse maailma teadus. Me ei suuda seda tõeliselt mõista ainult metafooride kaudu. Aga hassiidlikud õpetused, mis on Tanja sees ja mida seal põhjalikult seletatakse, aitavad mul teadlasena mõista, kuidas kujutleda vaimset maailma, mida ma ei suuda tajuda. See on natuke nagu Jim Simons, renessansi asutaja, kes oli arvutusgeomeetrik. Ta mõistis 16-mõõtmelisi ruume, 16-mõõtmeliste ruumide matemaatikat. Meie elame 4-mõõtmelises maailmas, aga vaimne maailm, kašruti maailm, mitsvote maailm, klipade maailm, vaimsuse maailm on teises dimensioonis, mille jaoks meil pole meeli. Ja Toora seletab meile seda materjali, see on nagu kasutusjuhend, kuidas hallata maailma, kus me ei märka neid auke, kuhu võime sisse astudes kukkuda. Nii et Toora ütleb meile, kuidas vältida vaimset kahju, mida me ei suuda tajuda, kui me selle saame. Ja Tanja seletab selle taga olevat metafüüsikat. See toob välja metafoorid selle kohta, kuidas meie jumalik hing ja loomhing on pidevas võitluses ning kuidas tegelikult kogu see maailm on lihtsalt Jumal. Kui oled kunagi näinud filmi Matrix, siis esimese filmi lõpus, kui Neo hakkab nägema selle virtuaalse maailma bittide ja peitide struktuuri, millest ta elab, tegelikult elamegi meie samasuguses maailmas. Meie füüsiline maailm, mis on väga reaalne ja mida Hashem tahab, et me kogeksime väga reaalselt, ongi lihtsalt see. Selle universumi 4-mõõtmeline ruum on Hashemi jaoks metafoorselt lihtsalt bitid ja baidid. Ja meie, juudid, elame mõlemad selles füüsilises maailmas. Aga Tanja järgi oleme me samuti osa selle virtuaalse maailma struktuurist ning meie vastutame selle süsteemi toimimise eest. Ja Toora, suuline traditsioon ning müstilised õpetused on kõik need elemendid, mis õpetavad neile, kuidas seda vastutustundlikult teha. Ja kui ma alustasin nüüd oma 3. korda Tanja lugemist, hakkasin ma nägema ja mõistma selle tähendust, selle metafüüsikat, vaimse maailma metateadust. Ma sain aru, et minu ülesanne siin, nii palju kui ma olen siin, selleks, et nautida, vaadata häid telesaateid ja nautida head veini ja kõiki neid asju, mida ma teen igapäevases maailmas, ma pean tegema midagi Hashemi jaoks. Hashem pani mind siia mingi põhjusega. Ja kui ma suudan, kui minu algoritmid sobituvad sellesse süsteemi ja ma teen neid asju, mida ma pean tegema, siis mind premeeritakse pikaajalisuse, tervise ja produktiivsusega ning minu lapsed saavad sellest kasu. Ma olen osa loost nii nagu kuninganna Ester oli osa oma loost, sest ta oli nõus riske võtma ja lähenema Ahasverosele. Kui mina teen oma osa, siis mind premeeritakse selle eest. Kui ma ei tee, siis ma lihtsalt suren, vaimselt või füüsiliselt ja muutun ebaoluliseks. Ja ma arvan, et see, mida ma olen Tanjast õppinud, on see, et minu ülesanne on võimalikult kiiresti ja võimalikult täielikult välja selgitada, mis on Jumala eesmärk minu jaoks, sinu kuulajaskonna jaoks ja kõigi jaoks, nii juutide kui mittejuutide jaoks. Me kõik oleme siin mingi eesmärgi pärast. Ja me peame seda otsima, leidma oma eesmärgi ning püüdma nii palju kui võimalik olla osa Jumala plaanist meie jaoks, et me võiksime saavutada lunastuse. Me saame tervitada Messiat, saame 3. templi ning võime tuua sisse tulevase maailma uue ajastu. Aga me peame selle nimel tööd tegema. Ja see töö ei seisne selles, et me ise otsustame, mida meie arvates Toora tähendab ja milliseks me tahame judaismi kujundada. Me peame välja selgitama, mida Jumal meile ütleb, mis on Toora ja mis on meie eesmärk selles maailmas. David, see on lihtsalt uskumatu. Suur tänu, et meiega liitusid. Suur tänu, et mind kutsusite.